Nüüd lähme selle kategooria juurde, laulud, mis sinna tabelisse ei saanud. Kuigi siin võib juhtuda ka seda, et need laulud, et sel hetkel, kui ma need ära filmin, nende seletus on nad äkki juba sinna saanud, kuigi ma mõne laulu puhul ma küll kahtlen, kas ta oli, kuna need on juba päris tükk aega olnud, aga vaatame siis, mis need laulud olid, mis see aasta välja tulid ja mis oleks minu arvates sinna tabelisse võinud saada. Esimene laul, Antsud Featiiu lauluga Sikukesed sokukesed. Esimene laul selles kategoorias, mis sinna tabelisse ei saanud, aga oleks võinud saada, on Antsud Featiiu Sikukesed sokukesed. Te ilmselt jälgijad olete juba tüdinud, et ma muudkui seda bändi kommenteerin ja et muudkui ütlen, kuidas mulle meeldib, aga tõesti, lihtsalt ma ei saa midagi teha, need laulud on lihtsalt nii head selle Antsude omadel. Ja see laul ka mingi eriti veel sellega, et seal on nii laulu kui ka räppi, mida teeb siis see Tiiu. Ja nagu ikka Antsude puhul nii kuidagi tore on see, et sa kogu aeg kordavad niimoodi, et kui sa esimest korda sõnu ei tea, siis sa saad kohe teisel korral kaasa laulda nagu see alg, et läksin mina karja, heia, heia, läksin mina karja, heia, heia. Et niimoodi sulle meeldivad sellised laulud, et saab niimoodi kohe, kui ei tea kohe sõnu, saad kohe teisel korraga kaasa laulda ja see refrään, see sikukesed, sokukesed, tulge või mina pean jahti ja mul ei ole ka kõik sõnad meeles, et ja ma ei taha nende laulu ära rikkuda oma tobeda laulmisega, aga see kuidagi on nii, muusika on nii mõnus ja siuke, et mõnus meloodia ja siis see Tiiu räpp seal vahepeal mingi, ta oli sikk, säkk, sokk, vau, ja niimoodi. Et nii kuidagi see nende koostöö toimib, et nad on teinud varem ka ühe koostööd, ühe laulu Üüut või ma ei oska seda nime öelda, aga mulle see laul meeldis rohkem igal juhul, et nii kuidagi tore ja mõnus laul ja siuke peaaegu iga laul, mis see bänd vist teeb, on nii tore, et ma ei saa midagi öelda, et selle tõttu ma imestan, et aga paistab, et rahvale millegi pärast siuke meloodiline muusika ja eestikeelne siis ei lähe peale, et see, et nad seda sinna tabelisse ei saanud või et ta nii palju eriti laike ei saanud või populaarsust. Aga vähemalt mina ühe inimesena olen inimene, kellele see laul vähemalt siis meeldib. Et jah, ma ikka nii loodan, et mul õnnestub kunagi Antsude ja äkki kui Tiiu ka kohal on nende kontserdile minna ühisele ja ma loodan, et seda Tiiut, ma loodan, ta ei pahanda, et ma seda räägin, et Tiiu Kaarlõpp teeb ju YouTube'is Tiiu Taro ka videosi, kus ta paneb neid tarokaarte. Ma tahaks loota, et ma ikka olen vaadanud neid, et mida toob juuni või iga kuu kohta vaadanud, valinud kaardi ja vaadanud ja seda nädala energiat. Ta küll vahepeal lõpetas selle ära, võib-olla äkki siis, kui see video välja tuleb, siis ta jälle teeb neid, võiks teha. Et kuidagi mulle meeldib neid tema, mulle meeldib, et ta siuke mitmekülgne, et ta leidis ka mõne teise asja, millega ta nii palju rahva meelt lahutab. Tore on kuulata ja see, mida ta teeb ja see, kuidas ta ise ütleb ka, et ta otseselt ei ennusta tulevikku, et ta on ise ka öelnud niimoodi õigesti, et ta loeb neid kaarte ja ütleb, mida kaart tähendab, mida see võib tähendada, aga samas ta ei saa kindlalt tulevikku päris täpselt ennustada, seepärast, et iga inimene võib kohe peale seda enda elu muuta ja või teha mõne teise tegevuse, mis kohe selle laiali lööb. Nii et aga niisama tore on ikka neid videoid kuulata ja vaadata, et mis kõik võib tulla ja vahel läheb ka täppi täiesti. Et minge siis tellige tema kanalit ka ja minge vaadake, võib-olla leiate Tiiu Tarot lehelt ka midagi, mina sealt otseselt midagi endale ostnud ei ole, aga ma olen vahel lugenud küll midagi tasuta. Nii et minge, pange talle ka like ja subscribe, link on all kirjelduses. Et jah, väga siuke mõnus laul ja väga siuke, et siis kui ma
mul õnnestuks kontserdile minna, siis oleks täitsa raske valida, milline sellist laulu kõige rohkem kaasa laulda tahaks laulda, sest neid laule on nii palju Antsudel. See on kindlasti üks, mis on seal kõrgel esikohal. Et jah, aga lähme edasi. Järgmine laul, Girly Strings, kui sul tuju hea. Järgmine laul, Girly Strings, kui sul tuju hea. Või siis Hea tuju laul, ma ei teagi kumb. Nii, see on vist õigem nimi, YouTube'is on vähemalt sedasi kirjas. Et ka väga tore laul, esimest korda kuulsin selle aasta EFTA galal, Eesti filmi ja teleauhindade galal, kui nad seda esitasid ja kohe hakkas meeldima. Et võiks öelda, alguses võiks öelda, et nad võib-olla on seda vana mingit Hea tuju laulu või kohe kaverdanud see, kui sul tuju ja siis käsi kokku löö. Kui sul tuju ja siis käsi kokku löö. Aga see laul on hoopis teissugune, et seal võib-olla alguses taistab jah, et on nagu cover, aga siis tulevad hoopis teised sõnad, et algab ja muusika on ka teine, et kui sul tuju hea, siis käsi kokku löö. Ja see ka, et ta nagu vahepeal on sellise meloodiaga ja siis kui järsku läheb hoopis teiseks mul ei jäänud meelde see, kuidas see oleks juba meelest ära, kuidas see oli see teine koht. Kui aga tahad lennata, siis ikka iseenda või kuidagi siuke hoopis teissugune, siuke koht seal oli mingi siuke, mul ei ole täpselt sõnad meeles, aga siuke väga mõnus muusika nagu vaheldus ja sedasi, et ma tahan kahju, seda EFTA esinemist pole pandud YouTube üles, ma oleks kohe tahtnud näha, kuidas nad seal laval seda esitasid, et peab vaatama järele, et nad on väga nagu energiline bänd tundub olevat, et ja siuke mõnusa ja lõbusa tujulised, et kohe näha, et ja õige laul neile, et kui bänd ise on hea tujuline, siis sobilik laul ju on kohe kindlasti tehtud. Et jah, ma ei ole küll Girly Stringsi nii suur fänn, aga ikkagi mõnda laulu tean, mis mulle väga meeldib, nagu see Kauges külas ja Maailm heliseb ja et need on väga toredat muusikat teevad, et selle tõttu ma mõtlen, et miks see laul sinna tabelisse ei oleks võinud saada. Aga vähemalt on ta siia minu videosse saanud. Kui veel Girly Stringsist rääkida, siis mul õnnestus siin käia ka nende kontserdil. Nad esinesid ühe mu kooli pallil, mille vilistana ma olen ja siis ma käisin neid vaatamas ja seal kõlas Kui sul tuju hea on see sama laul ka, aga kahjuks see tuli nii ootamatult, et mul ei õnnestunud seda videosse saada, aga vähemalt oli seda tore laivis kuulata ja Girly Strings paistab küll selline ansambel olevat, et nende puhul pole küll veel karta, et nad lõpetama hakkavad, nii et ehk mul õnnestub mõnel teisel kontserdil see laul videosse saada. Aga see oli väga tore kontsert, täpselt sellised, nagu nad ikka on, nii rõõmsad ja nagu lauludes, siis esinedes on ka nii rõõmsameelsed ja siuksed nagu energilised. Et jah, väga tore kontsert oli ja laul. Järgmine laul oli Daniel Levi, Too Easy. Nii, järgmine laul Daniel Levi, Too Easy. Väga siuke mõnus laul ja mulle meeldib, kuidas Daniel seda laulab, nagu niimoodi, et ta laulab vist, seda nimetatakse vist falsetiks, kui ta laulab nii sellise peenikese häälega ja siis et ta ja see ka, et ta nagu laulab juba esimesed 2 salmi sedasi ära ja siis tundub nagu võib-olla, et jääbki niimoodi lõpuni, aga siis 3. puhul on nagu tema siukest tavapärast häält kuulda, nagu ta räägib ka siukest nagu tavaline ja siis jälle kohe see läks falsetiks tagasi ja et siuke väga mõnus laul ja muusikavideo on ka lahe, siuksed toredad liigutused ja midagi siuke, ma olen seda öelnud ka mingi siis, kui ma hakkasin Eesti Laul 2024 kommenteerima, kui Daniel osales, et ta mulle väga meeldib, et ta on nii siuke tore ja siuke energiline, et selle tõttu see laul oli ka siuke energiline ja kuidagi ta nagu alati pakub minu arvates mingit siukest ma küll ei ole nüüd nii suur fänn, et ma võib-olla kõiki laule kohe kuulaks, mis tal tuleb, aga ma ei tea, selle ja paari teise loo puhul mulle tundub, et tema on selline, kes pakub oma repertuaariga alati sellist nagu rõõmsameelsust ja toredust ja siukest tempokat
asja, et ta on minu arvates sihuke väga energiline inimene paistab olevat, et tema veel nagu tema lauludega ei hakka kunagi igav. Et ja noh, nagu näen, siis ma küll olen öelnud, et mulle meeldivad eestikeelsed laulud rohkem, aga mulle meeldivad ka teise keele omad nagu see siin ja et see laul oli väga sihuke ingliskeelne, et muidu võiks arvata, et see ei saanud tabelisse sellepärast, et see ei saanud tabelisse sellepärast, et see on ingliskeelne, kuna tegemist on Eesti lugude edetabeliga, aga samas see poleks loogiline, sest Tommy Cash ju sai oma itaalia ingliskeelse lauluga. Ja et see laul oleks võinud saada sinna sisse, aga mis teha ei saanud. Aga jah, loodetavasti tuleb Danielil veel lugusid, mida kuulata ja kommenteerida. Äkki tuleb siia videosse ka veel mõni, eks näeb. Igal juhul Danielile edu ja järgmine laul on, mis sinna ei saanud, oli Marek Sadam ja Fix, Ei tee numbrit. Järgmine laul, Fix ja Marek Sadam, Ei tee numbrit. Mõlemad väga toredad artistid, Fix on bänd ja Marek Sadam on nii tuntud poeet kui ka laulja oma ansamblis Sadamasild. Et selles mõttes nii tore duo on kokku saanud. Fix tegi muusika ja Marek Sadam kirjutas sõnad ja Marek Sadam esitas ka seda ja siis kuskil mõndade koha peal Fix laulis ka. No Fix on juba vana tuntud rockbänd, neil on sellised toredad laulud nagu Tsirkus, Jaanipäev. Seal, kui keegi ei tea, siis selles bändis laulis ka meie teine eurolaulik Silvi Vrait, laulis seal paljud hitid kuulsaks. Ja Marek Sadamul on ka toredad laulud, tal on kuidagi nii toredad lihtsad laulud, et kui ma Sadamasilla kontserdil olen käinud paar korda, siis need laulud on nii kuidagi head, lihtsalt need sõnad ja kõik mingi. Kõige lemmiklaul muidu tema repertuaarist on näiteks laul Lähen või siis Suvi käib väikeses toas. Aga räägime nüüd sellest laulust Ei tee numbrit. Marek Sadam laulis ja paari salmi koha peal laulis Fix ka, siuke mõnus, kohe tempokam, lööb kaasa, et nagu algab seda siin natuke nagu malvelt, aga siis ikka tuleb trummi rütm sisse ja nii kuidagi Marek Sadam hakkab laulma ja isegi kui sa kohe laulma võib-olla kaasa ei saa hakata, siis see ikkagi nagu sa naudid seda, vähemalt mina naudin, et nii mõnus, kuidagi mõnus laul, mõnus tämber ja kuidagi see muusika ja kõik on nii tore siuke seal paar kohta ja sellist ka nagu refräänis, et ei numbrit ei. Ja siis lõpus, kus on niimoodi trummi ja siis nad laulavad niimoodi seda, ei numbrit ei tee. Et selline nii siuke mõnus ja laul, et aga nojah, ma saan võib-olla aru jah, et see võib-olla tänapäeva noored ei tea Fixist võib-olla midagi, et nad on laule kuulnud, aga neid ei huvita, et kes see bänd on, et kui ja võib-olla Marek Sadamast ka midagi ei tea. Et selle tõttu ma võib-olla imesta, et see laul ei ole eriti populaarne, aga vähemalt minule see laul meeldib, siuke nii mõnus ja see nagu ma ei tea, see kohe, kui ma seda kuulsin, mul hakkas see meeldima ja see, kuidas ma muidugi võib-olla oleks lootnud, et on niimoodi, et nüüd ainult Marek Sadam ei laula, vaid mõne salmi laulab ka mõni Fixi solist, näiteks Vello Toomemets või keegi teine, aga algusest lõpuni laulab Marek Sadam ja siis vahepeal nad laulavad tausta ja aga siuke nii mõnus, ma ma jälgin Facebookis Marek Sadama lehte ja siis ma nägin postitust, kus ta pani, et tegime Fixist laulu ja siis ma jäin nii ootama, et ma mõtlesin äkki, et ma kommenteerin ta Facebooki postitusele, et millal see laul välja tuleb või et kas ta annab teada ka, aga siis õnneks see laul juba tuli, pandi link üles ja et väga siuke mõnus laul, ma ootasin seda ja ma ei pidanud pettuma. Ma tahaks nii väga Fixi kontserdile minna kunagi, aga ei ole praegu võimalust. Nad esinevad ka siukestes kohtades, kuhu minna ei saa ja nad on vanem bänd ka juba võib-olla väga nii palju enam ei viitsi. Aga näe, laule tuleb. Et jah, väga mõnus laul ja tõesti soovitan kuulata. Järgmine laul, Jaan Pehk, Raskekujuline tuberkuloos. Nii, järgmine laul, Jaan Pehk, Raskekujuline tuberkuloos.
nojah, ma ju tegelikult taimun, miks sa sinna tabelisse ei saanud, kuigi muusika mõttes on üpris sihuke meloodiline ja tore, sihuke tempokas ja lõbusa, lõbusa muusikaga ja aga laul on tegelikult üpris kurb, nagu jah, tuberkuloos on üpris raske haigus. Et põhimõtteliselt võiks öelda, Jaan Pehkna on nagu arst seal laulu puhul, et ta laulab täpselt seda, mis võib, alguses vähemalt laulab, mis need tuberkuloosi sümptomid on, et sul on raske hingata ja igat sellist asja. aga jah, et see vastab sihuke nagu kurb laul olevat, aga samas see muusikavideo, mis YouTube'is on, teeb selle pisut naljakaks, et mingi, et ta istub rannas, kokteil käes ja laulab sellisest teemast või sõidab autoga või on põllu peal ja laulab sellisest teemast. jah, aga mulle Jaan Pehk meeldib, ta on ka Türilt pärit nagu mina. et sihuke, tal on siuksed mõnusad laulud, mis ta kõik on just ise luuletanud ja selline siiamaani teeb, et tal on see aasta juubel, selle juubelialbumi laul see on. et selles mõttes on toredamalt üle pika aja midagi kuulda ja et jah, aga jah, et see laul on selles mõttes, see video jätab, see teeb selle laulu nagu nii naljakaks ja aga muidu tegelikult sõnade poolest pole see üldse nii naljakas laul, et aga samas seda on hea kaasa laulda, eriti just seda pealkirja, et raskekujuline tuberkuloos, et sihuke hea muusika ja tore näha, et mingi see, et Pehki, et muusika puhul on aidanud kaasa ka Pehki hea sõber Vaiko Eplik, kelle laulu me juba enne kommenteerisime Nubluga. et jah, et sihuke jah, ma saan tegelikult aru, miks see laul sinna tabelisse ei saanud võib-olla, aga samas kui lihtsalt võtta muusika ja sihuke tore eestikeelne laul, siis oleks võinud saada. aga jah, igal juhul mulle laul meeldib muusika ja sõnade poolest, hoolimata sellest, et see võib üpris kurb olla, aga ikkagi väärt kommenteerimist laul. Järgmine laul Jaagup Tuisk ja Kaia-Liisa Kessler, Pöial-Liisi. nii, järgmine laul Jaagup Tuisk ja Kaia-Liisa Kessler, Pöial-Liisi. laul on siis Jaagup Tuisu albumilt ja kuigi huvitav on see, et ma sain sellest loost vist alles tänu sellele teada, et nägin videot, leidsin YouTube'ist video, mis oli Raadio 2 minilive, kus nad seda esitasid, aga et tegelikult on see laul võib-olla juba vanem, et selle tõttu ka juba tabelisse ei saanud, aga hoolimata sellest oleks võinud saada väga mõnus laul. Jaagup alustab ja siis teise salmi all liitub Kaia-Liisa Kessler. et väga sihuke mõnus laul ja algusest peale jääb pea nõksuma ja sihuke nagu kerge kaasa laulda ja eriti refrään, et Pöial-Liisi, ma olen ämblik mees, Pöial-Liisi ja noh, sihuke tore laul, see laul on vist nüüd sihukese muusikaga, mida ma nii hästi kohe tabada ei oska laulda, aga no ma ei laula ka nii hästi. mul on Jaagup Tuisk alati meeldinud, et ta on kuidagi minu arvates igas saates, kui ta nii ta oli siis, kui oli saate Täht esimene hooaeg, siis ma võtsin Jaagupile pöialt, kuid kahjuks žürii teda eriti ei hinnanud, kuigi minu arvates ta tegi seal väga toredaid etteasteid. et Jaagup Tuisk on mulle alati meeldinud ja see tore duett Kaia-Liisa Kessleriga on noorte muusikaliteater tegi kunagi etendust Libahunt, kus siis Jaagup Tuisk mängis Margust ja Kaia-Liisa Kessler mängis Tiinat, et selle tõttu seda toredat duetti ja sain nii seda toredat duetti ja sihukest rõõmsameelsust, mis seal etenduses oli nüüd selles laivi videos ka. et kuidagi nii naudivad seda ja midagi on nii sees selles laulus ja et nii kuidagi tore on vaadata, et mõlemad on nii toredad, paistavad nii toredad inimesed olevat ja naudivad kõike, mida nad teevad ja hääled sobivad nii hästi kokku. et jah, et väga mõnus sihuke laul, hea tempo ja siuksed trummid, kidrad ja et väga mõnus ja
sihuke eriti just refrääni koht, kui nad koos laulavad. Võib-olla ainuke asi, mida ma mõtlen, et võib-olla oleks võinud selles laulus olla mingi sihuke koht ka, kus oleks Kaia-Liisa täiesti üksinda saanud laulda, et seal on küll neid kohti ainult, et siis Jaagup laulab midagi vahele. Aga nojah, see on Jaagupi lugu nagu, et võib-olla selle tõttu ongi niimoodi. Et see võib-olla ainuke asi, mis häirib, et võib-olla oleks võinud Kaia-Liisal anda siukese ka nagu rohkem seda vaba õhku, aga et ta oleks oma häälega saanud rohkem särada niimoodi just, et Jaagup ei laula vahele, aga ei, tegelikult väga tore laul ja tahaks nii väga kontserdile minna, Jaagup Tuisu kontserdile ja siis selle laulu tahaks videosse saada. Et väga mõnus ja oleks võinud tabelisse saada. Järgmine laul Mari-Leen ja ansambel Köömes lauluga Kaunitar ja koletis. Järgmine laul, mul läheb juba nii toredad laulud on ja nii palju tuleb bände, kelle kontserdile tahaks minna. Köömes ja Mari-Leen lauluga Kaunitar ja koletis. Väga siuke mõnus laul, et hakkab sedasi nagu mahedalt või meloodiliselt ja siis refräänist läheb nagu rockiks, nagu Köömese puhul on kombeks. Ja siis lõpus läheb jälle, kõige lõpus, kui on veel viimased sõnad, läheb veel nagu siukseks meloodiaks tagasi ja nii lõpebki, et ei tule seda rocki enam. Et nagu nii hea laul ja see refrään just, et me ei saa maailma muuta, meist ei saa superpaari, koletist ja kaunitari. Et siuke nii mõnus laul ja noh, see video, mis YouTube'is on kuskil, on neil Terevisioonis filmitud, kui nad esinesid ja mulle tundub, et seal on kohe selge, kumb see Kaunitar ja koletis on, et Kaunitar on Mari-Leen ja koletis on siis Aleksander Ots, see Köömese solist, et ta näeb ikka üpris lahe välja, ma ei tea just, kas selle laulu pärast ja siukse laheda välimusega ja riietusega ongi, et siuksed tätoveeringud, suur habe ees ja siuke must pruus ja must seelik ja mustad saapad siuke. Et noh, ikkagi, ma ütlen, et ikka inimene, aga samas natuke nagu jah, jätab siukse mulje, nagu just pealkiri on. See pole halvasti öeldud, mulle Aleksander Ots täiega meeldib, et ma mäletan teda seriaalist Eestlane ja venelane, kus ta mängis perepoega Sannut ja saates Punker, mida ma natuke aega üritasin vaadata, kui see veel üleval oli. Et jah, Köömese bändi ei ole mul ka õnnestunud minna, aga neil on siuksed, nagu nad teevad nii punki kui ka siukest meloodialist rocki, et siuke on väga, ma ei tea, siis kui ma esimest korda vist mõnda laulu kuulsin, siis mul hakkas kohe nagu oli müüdud, et see oli vist see laul Maria. Maria, Maria. Et siuke väga lahe duo nagu see Mari-Leen ka oma häälega ja sedasi kuidagi hääled sobivad nii hästi kokku ja et siuke väga mõnus ja see meloodia ja kõik mingi, kui nad seda seal esitavad, et selles mõttes jah, selle laulu puhul ma ei oska küll öelda, mis põhjusel ta sinna edetabelisse ei oleks võinud saada, minu arvates ei ole ju midagi võib-olla pisut protestlik või mingi mõttes on laul, aga ikkagi nagu kokkuvõttes on ikkagi nii hea meloodia rock, et ma ei saa nagu päris täpselt aru, miks see laul ei oleks võinud sinna saada. Et miks ta nii populaarne pole. Igal juhul minule meeldis ja väga lahe. Järgmine laul oleks muidu olnud Liis Lemsalu ja Stefan lauluga Jackpot, aga see sai sisse. Nii et võtame siis edasi. Järgmine laul oli Sam ja Aalika lauluga Parasiit. Nii, järgmine laul. Aalika, X Sam, Parasiit. Väga siuke, noh, ma küll Aalikat tean ma rohkem kui Sammi, et Sammi lugudega ma väga kahjuks pole veel tutvunud, ilmselt peale seda hakkan, et mul on selle peale raske aru saada, kas Sam on rohkem nagu räppar või on ta rohkem nagu laulja, et minu arvates ta tegi selles laulus mõlemat ja sai väga hästi hakkama ja siis Aalikala, et alustas Sam ja siis Aalika pani ka ja siis panid koos ja see kuidagi nende hääled sobisid kokku, ja nii kuidagi mõnus siuke rütm ja kuidagi mulle meeldis ja see video oli ka, mis YouTube'is on, oli nii segane ja niimoodi, noh, laulu nimi Parasiit, nagu
nagu muidu mõtleks, et see Parasiit on Sam selles nagu laulu mõttes, aga samas kui lõpus on Jüri Mutika teeb intervjuud, siis mulle paistab, et ega Aalika ka väga kaugel pole, et no oma vastustega selles mõttes. Et ma räägin lihtsalt laulust, ma ei mõtle, et päriselus ma ei usu, et kumbki on, lihtsalt selle laulu mõttes nagu lihtsalt see laulu pealkiri on Parasiit, ma loodan, et saavad aru, mida ma mõtlen, aga laul oli väga tore, siuke eriti refreenist, sa oled nagu parasiit, kui saan sust lõpuks lahti, siis jälle kõrval või kuidagi, kuidas need laulud sõnad olid ja aga refrään ja see mu video oli ka üpris lahe, et see mingi auto oli kummuli ja siis Sam ütleb, et tegi meelega avarii ja mingi ja siis tantsivad seal ja igat asja mingi, et väga siuke lahe muusikavideo ja lahe laul, et ma ei tea, kas just selle sõna Parasiidi pärast võib-olla äkki pole nii populaarne või et ei tohi tabelisse saada. Et aga ma ei tea, minu arvates võiks saada siuke hea tempokas laul, ma arvan, rahvale meeldiks, pead kaasa lüüa ja siuke väga lahe, ma tahaks kohe näha, kuidas nad seda laivis esitaksid nagu. Et kas ma millegipärast arvan, et kui nad laivis seda esitaksid, siis lihtsalt koha peal nad küll ei seisaks, et ikka selle muusika rütmis hüppaksid nemadki või liigutaksid vähemalt ennast selle rütmis. Mulle meeldis, et Aalikul olid seal hästi siuksed pikad, nagu oli vahepeal nagu Rapuntsel, et juuksed hästi pikad ja siis lõikas ära seal video keskel ja Aalikul on nii mõnus vokaal siuke, nagu see on nii kuidagi hea hääl nagu, et see praegu ükskõik mis laul tal on, kas Elavi õde ütles või lihtsalt veab või siis see laul, et kuidagi igal pool Aalikul on nii hea hääl lihtsalt, et sa jääd seda kuulama, et see on nii mõnus kuulata. Et ja see ja nüüd kui Sam ka oma siukse räpi ja lauluga pani, ta võib-olla pole küll nii hea kui Aalik, aga kuidagi see toimis selle laulu puhul ja nii mõnusalt hääled sobisid kokku, et väga kuidagi hea. Nüüd siis järgmine laul, mis tabelisse ei saanud, Jüri Pootsman, millal sa viimati käisid Tallinnas? Järgmine laul, Jüri Pootsman, millal sa käisid viimati Tallinnas? Väga siuke mõnus laul, et nagu siuke aeglase nagu väike siuke tempo on, et ta pea kaasa nõksama, aga muidu on siuke nagu koguni lõpuni siuke aeglane, et see ei lähe nagu siukseks hästi nagu isegi refräänis ei lähe nagu siukseks suureks või niimoodi, et siuke aeglane meloodiline ja see ka, et kui ta muidu laulab oma tavapärase tämbriga, siis ta paneb seal ühe koha peal natuke ka nagu falsetti või niimoodi nagu, et nagu need kas sa kuuled mind, siuke nagu peenikeseks hääl. Refrään on ka kõige hea, see, millal sa käisid viimati Tallinnas või kuidagi sedasi, et siuke nagu mõnus ja muusikavideo on ka lahe, kuidas ta seal siukseid toredaid tantsuliigutusi teeb ja seal on nagu lahedasti seda videot niimoodi kokku klõpsitud niimoodi, et on mitu Jüri Pootsmani korraga videos ja ma kuulen siukest taustavokaali laulus, et ma vaatasin, et kui samal ajal kui kuulasin, vaatasin kirjeldust, seal oli nimi Elerendiit, et ehk siis ma vähemalt arvan, et tema on siis see, kes tausta laulab seal refräänis ja et väga siuke mõnus meloodiline pala, et ma ei tea, mille pärast et see oleks võinud küll tabelisse saada, ma ei näe selle loo puhul sõnade ega muusika puhul mitte mingit probleemi, miks ta sinna tabelisse ei kõlbaks. Ja eriti huvitav on lõpp, kus ütleb, et Tallinn on minu, et ma tahaks täitsa teada, kas Jüri Pootsman näitas, see nägu kõlab tuttavalt saates küll, et ta teeb väga eriskummaliselt, suudab oma häält moonutada ja seda, aga kas ta tõesti seda häält tegi ka ise, et ma täitsa tahaks teada. Et ma millegipärast praegu nagu tahaks öelda, et see ei olnud tema, kes ta liigutas huuli ja keegi teine rääkis, aga samas ega see võib ju olla, kui keegi teab, siis võib öelda, kui see tõesti nüüd tema oli, siis ta on tõesti hea hääle moonutaja tõesti, et isegi et nii raske aru saada, et see tema oleks, kes seal lõpus niimoodi ütleb.
aga jah, väga mõnus sihuke vala ja need toredad käeliigutused, mis ta seal teeb ja niimoodi liigub ja ega ma ei ole küll nii palju tema muusikavideosi vaadanud, et võib-olla seda tantsimist on tal varem ka olnud sedasi muusikavideotes, aga kuidagi see jäi nagu eriti nüüd silma. Et jah, väga mõnus laul ja loodetavasti tuleb Jürilt veel siin lähiajal mõnda toredat laulu. Järgmine laul, mis tabelisse ei saanud, on Ett Kulbin ja Reket ühislauluga Ajavahe. Väga sihuke huvitav laul, et nojah, see video, mis YouTube'is on niimoodi, et Frederik Küüts mängib kitarri ja siis Anett ja Reket laulavad, Reket ka räpib. Et ma ei tea, muidugi võib-olla originaalis on sellel laulul võib-olla hoopis mingi muu kõla ka veel juures, et see on nagu akustiline esitus, aga samas mulle see akustiline just meeldib, et kogu see laul on ainult kitarriga ära, et muud midagi ei ole, nagu mingi suurt trummi ja sedasi, et see üks kitarriga toimib see laul väga hästi. Ja sihuke ka kohe alguses on lahe, et kuigi loo pealkiri on eesti keeles, siis hakkab Anett laulma hoopis inglise keeles ja siis Reket räpib või räägib vahepeal eesti keeles ja siis lõpus laulavad koos ikka eesti keeles, aga niimoodi vaheldumisi ingliskeelne, eestikeelne ja need tämbrid sobivad nii hästi kokku ja kuidagi sihuke mõnus on see ja nad mõlemad osalesid Laulama laulu saates täpselt ühel samal hooajal ja siis nad tegid ka duetti Reketi laulule, Anett laulis ka juurde, tegi oma hääle mingeid siukseid lahedaid asju, nagu ta teeb oma häälega. Et nüüd on tore, et nüüd on see jõudnud ka siis peale saadet, teevad koostööd edasi. Et jah, siuke väga mõnus, mulle meeldivad need Anetti need mingid hääle või vokaali asjad, mis ta teeb, siukseid vau ja või midagi sellist ja Reket on ka omamoodi tase, et võib-olla kui mõni muu räppar on täpselt siuke nagu sarnane teistega, siis ma ütlen, Reket on küll siia nagu täiesti loodud siia muusikataevasse, et tema on nagu kindlasti tulnud selleks, et jääda, seepärast, et ta on nii omanäoline, et ta nagu võib-olla võiks arvata, et on räppar ja et hästi siukest kiiret teeb, aga ta hoopis oma siukse maheda vokaaliga niimoodi hoopis vahepeal räpib kiiresti, siis jälle teeb aeglaselt ja laulab ka niimoodi, et ta on nagu nii omanäoline, et ta on täpselt leidnud selle, millega erineda ja ollagi täpselt siin Eesti muusikamaastikul selline, nagu ta on, et selle tõttu, tema kindlasti peab selle muusika tegemist jätkama, et ta on nii omanäoline ja ei kopeeri nagu kedagi. Et jah, siuke väga mõnus kitarrisaatel mõnus laul, ingliskeelne, eestikeelne ja hääled kõlavad hästi kokku ja siuke väga tore laul, et oleks võinud tabelisse saada. Järgmine laul, Rahel, Kerge. Rahel ehk siis Rahel Ollissaar avaldas sellise eestikeelse pala. Minu arvates ma ei saa lubada, et vähemalt minu arvates on see tal esimene eestikeelne laul, mida ta niimoodi nagu tema enda oma. Et üle varasemad on vist olnud ingliskeelsed, selle tõttu väga hea valik teha eestikeelne laul ka. Väga siuke mõnus, siuke suvine laul ja siuke mõnus eestikeelne niimoodi kohe alguses see, et tere tulemast minu maailma ja siuke nagu hästi siukse kerge tempo, siuke, et on hea kaasa laulda ja kui sõnu tead, siis on hea kaasa laulda. Ja refrääni koht on nagu kõige parem ja kogu laulust mulle meeldib väga refrääni koht ja see, kuidas lõpus on siuke nagu mingi kristallihelin või niimoodi lõppu pandud, ma ei tea, kuidas seda tehti ja et väga siuke mõnus laul ja Rahel Ollissaart olen ma vist näinud ainult üks kord laivis ja see oli siis, kui ta veel Tuugük startis oli taustalaulja, et kui ma käisin Valgeranna jaanitulel kunagi, siis Tuugük start esines seal ja siis Rahel Ollissaar oli taustalaulja ja isegi võiks öelda, et ta
tegi seal selle muusika rütmis nii häid tantsuliigutusi, et ta jäi isegi rohkem silma kui Pearo Paulus vahepeal. Aga jah, nüüd ta ei ole ta enam mitu aastat seal bändis olnud. Aga näe, teeb üksinda laule kui ka bändis Why Not koos Elerin Tiidu ja Inga Tischleriga. Inga, kui keegi on näinud seda videot ka, mis selle laulu taustal on YouTube'is, siis selle, kui ma huvi pealt vaatasin, kes selle filmis, siis oli kohe Inga Tischler nimi, nii et väga ei imesta siis, et tema, kui nad koos bändi teevad, et ta Inga appi sai endale. Aga jah, väga mõnus laul, siuke suvine ja noh, tore, hästi ta kirjutas ka seal YouTube'i video kirjeldusse, et nüüd tahaks suve ja oli see suvi, mis oli igal juhul, ma usun, et ikkagi rohkem ikkagi, kui kõik need äikesed vihmad ja hästi suured palavad ilmad välja jätta, siis oli ikkagi mõnus suvi. Igal juhul väga hea laul Rahelilt. Nii, järgmine laul, Karl Killing, Fiat Arab, Senaator. Väga siuke mõnusa vibe'iga laul, niimoodi hea kohe pead kaasa lüüa, siuke kohe alguses ja muusikavideo on ka lahe, kuidas nad seal nagu siuke tume nagu keskkond, tume auto ja niimoodi, kuidas Karl Killing ja Arab seal liiguvad ja laul on ka siuke tore, mõnus eestikeelne ja ma ei ole Karl Killingut nii palju kuulnud, ma ei tea, võib-olla see pole tal, võib-olla seda on juba varasemalt ka palju räppinud, aga noh, mina kuulen esimest korda ja väga hästi saab hakkama. Räpib väga hästi, ma ei tea muidugi, kas ta võib-olla äkki see Arabilt pisut nõuandeid ka. Mulle meeldib, et kui ta seal räpib ära, et siis ta ikka laulab ka ja siis algul tuleb tal räpi osa, siis laulab ja siis hakkab Arab räppima ja siis jälle räpib Karl Killing ja laul jälle ja siis ongi nagu kõik, et siuke nagu paistab nagu siuke lühike laul, aga tegelikult on väga siuke nagu täpselt siukse mõnusasti ära jagatud niimoodi. Nende nagu hääled sobivad sinna niimoodi, noh, nad küll päris koos vist väga palju seal ei laula, aga ikkagi väga hästi sobivad sellele niimoodi, et noh, Killing on nagu noorem ja siis Arab on pisut vanem, et sedasi kuidagi need hääled nagu ja siuke nagu vibe niimoodi sobib kokku nagu selles laulus. Et siuke väga lahe siuke laul ja et väga hästi tehtud ja siuke lahe kuidagi, kohe pea annab kaasa lööma ja kuidagi võib-olla tahaks kohe nagu kaasa räppida, aga kui esimest korda kuuled, siis ei tea veel sõnu päris ja see refrääni osa meeldib mulle ka väga ja et siuke väga lahe laul. Guardian Angel Ollilt. Tore, et Olli on ka üle pika ja uue lauluga tagasi ja siuke väga nagu võrreldes võib-olla näiteks Venomi või My Friend lauluga, siis see on nagu siuke rahulikum või nagu siuke hoopis natuke nagu teistsugune, et no ikka on siuke rockiliku, aga natuke nagu siuke meloodilisem, et mulle tundub, et vähemalt alguses on kindlasti kitarrimäng see põhiline ja siis refräänis tulevad trummid ja niimoodi. Ma võin ka eksida, kuna pole ju näha, mis pille seal nad mängivad, kui nad seda esitavad. Aga väga siuke mõnus laul, et siuke mõnus meloodiaga refräänis läheb nagu võimsaks, aga no on siuke nagu nii kiire kui ka võib-olla vahepeal natuke tasane, aga ikkagi see rocki võti, mis nagu Olliga kaasas käib, on ikka sees, et ja no tema tämber on ka nii lahe nagu iga laulu puhul, mida ta laulab, nagu sa jääd seda kuulama. Et jah, väga siuke mõnus laul ja muusikavideo on ka lahe, et seal mängivad Theodor Tabor, kes oli ju seriaalis, kes tappis Otto Mülleri ja Pirte Laura Lember, kes oli seriaalis Miks mitte. Ma küll seda seriaali ei ole vaadanud, mind kuidagi ei huvitanud, aga ma vist nägin mingeid reklaame ja siis kui ma nüüd seda videot nägin, siis ma mõtlesin, et ma olen seda naist kuskil varem näinud. Aga jah, väga siuke mõnus laul ja tema Olli puhul ma natuke lugesin, et kui tuli uudis, et ta on lauluga tagasi, siis ta kirjutas, et see on seotud tema
lahkunud vanaisaga, et vanaisa lahkumisega ja noh, sellest ma saan täitsa aru, et see kaitseingel nagu noh, loo pealkiri eesti keeles, et see võib ju täitsa olla niimoodi, et siis kui mõni lähedane sul lahkub, siis võidki hakata mõtlema, et ta on kusagil seal taevas ja valvab sind. Näiteks minul on ka mõlemad vanaisad on läinud ja võiks ju arvata, loota, et ehk on minu kaitseinglid, et aitavad mind, kui mul mingi mure on ja niimoodi, et see ei ole nagu irooniaga öeldud, ma mõtlen tõsiselt. Et kui sa tahad sedasi mõelda, siis sa võid, see ei ole minu arvates, sellest pole midagi halba. Ja kui sellest teemast rääkida, siis kui ma Uku Suviste laulu juures mainisin seriaali Ühe otsa pilet, kus tema ja Claudia Tiitsmaa mängisid, siis Claudia Tiitsmaa ütles seal seriaalis ühe toreda mõtte nagu, mis noh, see on küll seriaal, aga samas see ei ole vale minu arvates, et see, kui sul on keegi lähedane lahkunud ja sa mõtled tema peale ja näiteks sul on tunne, et sul läheb kuidagi soojaks ees või tunned, et ta on sinu juures, siis see võib ka nii olla. Et seda öeldes, seda Claudia Tiitsmaa oma tegelaskujuna seal seriaalis ütles ja minu arvates see vale ei ole, et vahel kui oled õnnetu, siis mõtled mõne lähedase peale, keda enam pole ja lähebki võib-olla soojaks ja hakkab natukene läheb näiteks meeleolu paremaks või soojemaks, tunned, et ta on sinu juures. Et jah, et selles mõttes Ollilt väga siuke nagu see on ka, võiks öelda omamoodi, omamoodi see laulu kirjutamine on ka omamoodi nagu võiks öelda teraapia, et kui sa tunned nagu muret või tahad üle saada, siis ongi hea viis kirjutad, paned selle laulu sisse ja saadki sellest lahti, et sa nagu kirjutad selle endast välja, selle mure ja et aga väga lahe laul ja ma tahaks loota, et kui ma millalgi Olli kontserdile satun, siis ehk saab selle lauluga videosse ja ma ühe korra olen tema kontserdil käinud, see oli vist veel see aasta või eelmine aasta 1. septembril enne kooli minekut oli siuke kontsert tehti Tartus oli, kus ta esines akustiliselt, mängis kitarri ja teine mees, ma ei tea, mul ei ole nimi meeles, võib-olla ta ütles tema nime, aga mul ei ole meeles, mängis ka Jonni. Ja siis see oli küll akustiline kontsert, võiks öelda niimoodi, et see ei kõlanud küll nii võimsalt, aga ikkagi oli tore kuulata, et ma muidugi loodan, et ma saan kunagi mõnele kontserdile minna, kus Olli on ikka terve bändiga laval ja siis need laulud kõlavad eriti ägedalt. Akustiliselt kõlasid ka, aga nagu siukest suurt võimsust ikka saaks ikka eriti siis, kui on ikka mingi suured trummid ja niimoodi. Aga jah, Ollile edu ja väga lahe laul.